Teile meie issandalt Jeesuselt Kristuselt on tore kõiki näha jälle siin Nelikaare kirikus ja muidugi teid ka, kes te jälgite meid interneti vahendusel, on hea meel, et olete meiega. Jaanuarikuu on jõudnud juba veidi üle keskpaiga ja läheneme aina rohkem ajale, millal valgust rohkem meie ümber saab jälle olema. Ja tänu Jumalale, et oleme siiani kõik ilusasti hakkama saanud, tuba on soe ja puhas ja korras, nii et Jumal ka sellel aastal, mis on alanud, on imeliselt kuidagi aitanud neid asju siin korraldada ka. Alustan täna ühe väikese mõtisklusega, mitte otseselt minu enda, aga ühe isiku, kelle kohta võiks öelda, et ta oli üks eluvaatleja ja tegi tähelepanekuid oma ümber toimuvast ja avastas korraga, et huvitav, et probleemid, mis inimestel on, need on ühed sellised, kuidas öelda, ka väga tähenduslikud, sest need teatud mõttes annavad elule sellise tähendusega. Vahel võib küll arvata vastupidi, et küll oleks elu ilma probleemini, et ta ilus ja kaunis, mis ühel viisil ka on õige. Aga ta nagu tähelepanekud on päris huvitavad ja mõtlema panevad ja oma selline tõetera on seal täiesti olemas. Ja see nii-öelda eluvaatleja siis vaatas kord taevasse ja nägi seal ühte suurt kotkast, kes lendles väga ilusasti. Ja jäi mõtlema, et kui seda õhku, mis tema ümber on, ei oleks, ta suudaks ju palju kiiremini lennata, sest takistus kui selline on ju olematu. Ja samal ajal ta jäi mõtlema, aga kui õhku poleks, siis see lind ei saaks ju üldse lennata, vaid ta oleks nagu vaakumis ja kukuks otse kohe alla. Nii et see sama tegur, mis takistab seda kotkast kiiremini lendamast, on ühtlasi tegelikult selle lendamise eelduseks üleüldse. Kas pole? Või võta mootorpaat, mis sõidab vees ja peab ületama veetakistuse ja selleks on tal see propeller, mis seal taga on ja peksab seda vett. Ja see on ju ühel viisil nagu takistus sellele propellerile, see vesi. Ja samal ajal ta avastab, et kui seda takistust ei oleks, siis see mootorpaat üldse ei liiguks edasi. Nii et see sama jälle, mis oli takistus, on samal ajal nagu eelduseks sellele, et asi toimiks. Ja sama seadus, mille puhul takistused on edu eelduseks, peab paika ka teatud mõttes ju inimeste elus. Et takistustest ja raskustest täiesti vaba elu vähendaks tunduvalt nende võimaluste esile tulekut, mida me oma usuelus oleme ka kogenud või üldse inimene oma elus. Kui probleemid nagu üldse ära kõrvaldada, et neid üldse ei oleks, siis kaotaks elu oma loomuliku oleku tegelikult ja loomingulise. Nii et kui mõelda sellele, et üks rahvas, kes on harimatu, siis tundub see selles mõttes ju ka konteksti pannes haridusega väga loogiline. Selleks ju haridus on, selleks ju õpetajad on, et harida neid. Jälle see, mis tundub nagu teatud mõttes takistus, on eelduseks hariduse arengule ja kasvule või meditsiinitöötajad. Täpselt samamoodi, eks ole, et kui tervise halvenemine toimub inimesel, siis see annab ju mõtte arstide tööle ja tegevusele. Nii et siin on nagu selles mõttes üks huvitav seik sees. Ja meil kõigil on kogu elu vältel kalduvus, võiks öelda, vabaneda ju oma probleemidest ja kohustustest. Et kes ikka tahab elada probleemide sees ja küüsis. Kui selline kiusatus tekib, see vaatleja nimetab seda kiusatuseks. Kui selline kiusatus tekib, siis meenutagem ühte noormeest, kes küsis ühelt üksildaselt vanamehelt, mis on elu raskeim koorem.
Hea küsimus. Vanamees vastas kurvalt, kui pole midagi kaasas kanda. Teatud mõttes ei ole see päris võõras ka apostel Paulusele, kes kirjutab Uues Testamendis päris mitmed kirjad kogudustele. Ja Rooma kirjas 5. peatükis ta mainib ühte seika 3.–5. salmini ja ta nimetab siin seda sama võib-olla teemat natukene teises valguses, kuid see sisu on ikkagi suht sarnane. Ta ütleb nii, et aga mitte ainult sellest, vaid me kiitleme ka viletsusest. Ja probleem vahest võib tuua ju viletsust inimese elusse, aga Paulus ütleb, me kiitleme. Me kiitleme ka viletsusest. Ja miks? Ta ütleb, teades, et viletsus toob kannatlikkuse. Kannatlikkus läbi katsutuse ja läbi katsutus lootuse. Ja kui sa paned tähele, siin on täiesti oma loogiline mõte ja järjekord olemas. Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse pühavaimu läbi, kes meile on antud, Jumala armastus. Nii et kui meie hulgas ka on inimesi, kelle aasta on alanud võib-olla teatud probleemide lahendamisega või probleemide keskel olemisega, siis ärge heitke meelt, see on üks osa inimese elust, mis võib anda sulle tegelikult ühe tohutult tugeva platvormi selleks, et edasi astuda oma elus üks järgmine samm. Ja see kõik ühel viisil on üks eriline hetk, kui teatud mõttes inimene on probleemi sees. Sest piiblis ka päris mitmetel kordadel me näeme, et kui sellised hetked juhtusid Jumala meeste ja naistega, siis kuidagi viisi see Jumala arm tundus ka nende jaoks suurem või kättesaadavam, just siis, kui olid nagu kiusatused probleemid, et sa korraga siis selle sees koged Jumala armastust ja sellist Jumala juhatust ja tekib nagu lootuse moment. Lootust ei tekiks ju siis, kui poleks mingit sellist probleemi, et mida sa ikka siis seal. Aga kui need asjad on, siis see annab elule ühe tegelikult vürtsi juurde, nii et need ei ole sugugi üdini halvad asjad, vaid nendes võib peituda üks tohutu potentsiaal. Ja see on tegelikult väga julgustav, et me võime ka iga päeva probleemide sees kogeda seda, et need on osa minu elust, mis aitavad isegi mul Jumalat paremini tundma õppida. Nii et tänu Jumalale võiks öelda, ei tahaks öelda probleemide eest, aga need on nagu ühed vahendid, mis aitavad meid sellel teekonnal Jumalat paremini tundma õppida. Nii et ära heida meelt, kui sa täna oled nende keskel, vaid pigem leia üles see moment, mis on nüüd see osa, mida Jumal mulle sellega tahab õpetada. Mitte, et Jumal saadaks probleeme, ta ei pea neid saatma, elu meie ümber on täis neid, ja ta ei tee seda, see ei ole tema olemus, aga me teame, me elame selles maailmas, mis on vaenlase nii-öelda tallermaga, aga koos Jumalaga me saame nendest asjadest läbi tulla ka võitjatena. Täna jagab meiega Jumala sõna diakon Ain, aga enne seda kiidame ja täname Jumalat ja tõuseme ka palveks ja palume, et Jumal kõneleks ja kõnetaks meid ka, isegi kui oleme täna nende probleemide keskel. Isa taevas, me täname sind, et sinu rahvas ei pea kunagi ja kuidagi lootust kaotama ka elu keeriste keskel. Ja kui me täna ka, sina näed meie igaühe elu, oma elus teatud probleemidega silmitsi seisame või kuidagi püüame nendega maadelt, siis me teame, et see kannatlikkus, mis selles kõige keskel tuleb, sellel on üks ilus pool ka ja sina ise oled lubanud ja tõotanud ka olla nendes olukordades meiega koos, nii et me oleme ühel viisil lihtsalt ka põnevil, kuidas ja mil viisil sina selle keskel saad meid kasvatada ja neid lahendusi esile tuua. Me igal juhul tahame usaldada sind kõiges, mis seisab meil ka ees sellel aastal ja anda Jumal ka omalt poolt selline osa, mida me võib-olla kunagi ei ole andnud veel.
Me tahame tundma õppida sind kõigil oma teedel, issand, ja ma palun, et ka tänane sõnum, see ülistus ja palve võiks igat ühte meist kinnitada ja julgustada, vaatama ka nende olukordade keskel sinu peale, issand. Tänu ja kiitus sulle, et kõige selle elu keskel me võime tunda, et elu koos sinuga annab tõelise elu väärtuse ka ja probleemid nende keskel on üks osa sellest. Issand, kiidetud olgu sinu püha ja kallis nimi, milles on õnnistus neile inimestele, kes sinusse usuvad. Aamen. Täname issandat kiituse lauludega. Uus aasta on nii noor alles, et me saame teha ikka veel uue otsuse, et nüüd on uus aasta, uus mina. Ja kui sa tunned, et sa oled nagu ikka veel põrmu vajunud või tuha sees, siis sa saad öelda endale, et ma tõusen koos Kristusega tuhast. Ja väga tähtis on tuhast tõusmisega see, et kui ma suudan või kõikidele andestada kõik nende eksimused, mitte just minu vastu, vaid ka teiste vastu või mingi muu asja vastu või Jumala vastu, kui ma kõikidele andestan, see on hoopis lihtsam tõusta tuhast. Tõusen tuhast üles ja lähen isa süles jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jäänud maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavusse näeb. Ei kibedust, ei haavu, sealt kaasa võtma vaevu, mul inglid on, kes kurjast hoiavad. Vaevast üles ja lähen loojas üles, kaugemale siin, kõrgemale siin. Ei vaenlane sa rahu, ei eksita ma mahu, ta neid, kel kindel kilp ja varjupaik. Kõik viha, suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavusse
oli see jäänud maha, see jäänud selja taha, ei vaata enam sinna tagasi. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaota ta, iial ei kaota ta. Vastu loodud relvad hävinevad, pimedus ei minust jagu saa, sest et Jumal, keda teenin, elab võidus, iial ei kaota ta. Võimas vägi nimes Jeesus Kristus, igas sõjas võidu võtab ta. Hiiglaste eest ennast ma ei peida, sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sest ma tean, lõpuks võidab ta. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest salahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest salahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest salahingus käib minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest salahingus käib minu ees. Sa võtad vaenlase relvad, sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Ja veel, sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja
ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käid minu ees. Sinuga koos ma võite näin, sinuga koos ma võite näin, sest sa lahingus käid minu ees. Sa võtad vaenlase plaanid, sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Sa võtad vaenlase kurjad plaanid ja sa pöörad need heaks, pöörad need heaks. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks.
päev me kiidame sind. Päeval öö ja päev me kiidame sind. Päeval öö ja päev me kiidame sind. Päeval öö ja päev me kiidame. Päeval ööl. Päeval öö ja päev me kiidame sind. Päeval öö ja päev me kiidame sind. Päeval öö ja päev me kiidame sind. Päeval öö ja päev me kiidame. Päeval öö. Päeval öö ja päev me kiidame sind. 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 Oled kõike seda väärt. Olen kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Olen kõike seda väärt, olen kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Ja ükskord veel. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Kogu au kuulub Issandale. Armas vend ja õde, kallis sõber, sa oled siin, sinu ees on kedagi, sinu taga on kedagi. Tervita teda ja soovi midagi ilusat, ütle midagi tunnustavat. Tere tulemast. Tere. Oh, kui tore. Tere. Rõõm kohtuda. Tere. Rõõm kohtuda. Abe sobib. Tore, ja kui veel kellelgi jäi kedagi tervitamata, kallistamata, siis kohviku poole peal peale jumalateenistusse võimalus jätkuvalt olemas. Ma annan nüüd siit sõna üle kohe Veljole ja me paneme kokku armastuse Hanni Jumalariigi töö heaks ja vend Veljo tuleb ja ütleb mõne sõna siia ette ka. Ole hea, Veljo. Ma tänan, et Jumala sõna on nii sügav, aga vahest piisab mõnest seemnest, et sünniks Jumala ime. Ma loen 1. kuninga raamatu
17. peatükist. Ja nüüd ma ütlen siin ühe salmi juurde, 9-16. Ja temale tuli issanda sõna, 8. salm, kes ütles, võta kätte, mine Sareptasse, mis kuulub Siidonile, ja ela seal. Vaata, ma olen käskinud ühte lesknaist seal sind toita. Ja ta võttis kätte ning läks Sareptasse. Ja kui ta jõudis linna värava juurde vaata, siis oli seal üks lesknaine puid korjamas. Ja ta hüüdis teda ning ütles, too mulle ometi pisut vett mõne nõuga, et saaksin juua. Ja kui naine läks vett tooma, siis ta hüüdis temale järel ning ütles, too mulle ka paluke leiba. Aga naine vastas, nii tõesti, kui issand, su Jumal, elab, ei ole mul kakukestki, vaid ainult peotäis jahu vakas ja pisut õli kruusis. Vaata, ma olen korjanud paar puutükki ja ma lähen ning valmistan midagi enesele ja oma pojale, et saaksime veel süüa, enne kui me sureme. Siis ütles Elia temale, ära karda, mine tee, nagu sa oled olnud, aga esmalt valmista sellest mulle pisike kook ja too see minule. Pärast valmista enesele ja oma pojale. Sest nõnda ütleb issand Iisraeli Jumal, jahu ei lõppe vakast ja õli ei vähene kruusist, kuni päevani, mil issand annab maale vihma. Ja naine läks ning tegi Elia sõna järgi ja temal, samuti Elial ja naise perel oli süüa kauaks ajaks. Jahu ei lõppenud vakast ja õli ei vähenenud kruusist, issanda sõna peale, nagu ta Elia läbi oli öelnud. Ja me vahest ütleme, et mis sellest Vana-testamendist, see on vana leping, ja huvitaval kombel Jeesus tsiteeris seda hästi palju. Ta ainult ütles, et te olete mõnes kohas natuke valesti aru saanud sellest, aga see ei ole halb. Ja see olukord algus näib sihuke imelik, et teistel on viimane toit ja siis tuleb jumalamees ja ütleb, kuule, et kõigepealt mulle. Aga siin on näha, et see oli Jumala sõna, mis Jumal ütles, ja tõepoolest see oli, me võime öelda, ma ei tea, kas ma tarvitan seda sõna kurjasti, aga see oli selle lesknaise ja selle poja viimane söömaeg. Me teame, mis tunded võisid valitseda Jeesuse sööma ajal. Aga ta ütles, et ometigi sinu kaudu on tulnud Jumala sõna ja ma teeme selle järgi. Ja täna ka sul on võimalus katsuda oma südames järgi seda asja ja kui sa ei ole Jumala sõna lugenud, siis see õpetab sind, kuhu sa külvad ja mida sa annad, et tuua elu esile. Seal on alati nii, et kõigepealt on loetlemine, kui palju midagi on. Siis püütakse seda kokku lugeda, ka Jeesuse tähendamissõnade ja kaladega. Me oleme terve öö püüdnud siin ja sina saadad jälle nüüd, okei, sinu sõna peal lähme välja. Ja siis me püüame siin Angela ja Hellega kokku lugeda seda asja ja lõpuks saame ka kokku. Aga kujuta ette, kui sa jõuad igavikku ja sa näed, millist sinu annid on kandnud vilja, mitte ainult rahalised. Ja sa ei oska seda ette kujutada, ma ka ei oska. Aga me täname Jumalat, et me võime usaldada sinu sõna, issand, ja katsuda kõik läbi, issand, kuhu me külvame, issand. Ja seal, kus on inimlikud ressursid otsas, issand, sina paljundad seda ja teed imetis. Ja ma palun
tarkust ja õnnistust ja nendele inimestele ja et nad võiksid näha, issand, seda eluleiba, mis sa annad selle pimeduse sees ja selle lootusetuse ees. Ja me täname sinu imede eest, issand, aamen. Aitäh, Veljo! Samal ajal, kui me laseme siit korvikesed ringi käima ja on võimalik ka muidugi ülekandega teha, siis ma nimetan veel teated, mis järgmisel nädalal ees seisavad. Allianss palvenädal saab tänase õhtuga punkti ja kell 7 siis täna õhtul olete kõik oodatud taas siia suurde saali ja meie keskel on Jumala sõna jagamas Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku preester Paulus Pihlak. Nii et saab olema üks tore õhtu ja linna kogudus siis on seda õhtut vedamas. Järgmisel nädalal teisipäeval osadusgrupp algusega kell 7 siinsamas kohviku poole peal ja julgustan siis ka kõiki sinna tulema. Üldiselt seal siis Veljo, kes on seda õhtut juhtinud, käsitletakse ka pühapäeval teemaks olnud jutlust. Nii et see on selline ka sisukas õhtu olnud. Kolmapäeva hommikul kell 10 on võimalik palvehommikule tulla ja kellel hommikul ei ole võimalik tulla, siis neljapäeva õhtul kell 7 on palveõhtu ja pastor Tõnu on seda juhatamas. Reede õhtu nüüd oleme juba eelnevalt ka nimetanud, et me korraldame teemaõhtu ja nimelt siinsamas kohviku poole peal kella 6:30 8:30 2 tundi ma siis jagan sellest, kuidas 4 pühi on jõudnud otsapidi Eestisse. Nii et siin on nagu ajaloohuvilistele, aga mitte ainult, vaid ka igale ühele teist ja võib-olla teie sõprugi huvitab see teema, et mis ja kuidas see 4 pühi siia Eestisse on jõudnud. Ja see saab olema nagu ka üks järjeteema, et ühe korraga kõike seda ära ei jõua jagada, nii et veebruaris me jätkame ka teemaõhtuga. Aga kõik olete oodatud siis reede õhtul. Ja pühapäeva hommikul, nii nagu ikka, kell 10 palvele võimalik tulla, pakume ka hommikukohvi kell 10 ja jumalateenistus siis kell 11 ja jutlustab vend Aivar Harge. Sellel kuul või õigemini nädalal on olnud meil ka üks sünnipäevalaps, Liisa Põlluäär, teda meie keskel ei ole, aga südamest saadame talle õnnesoovid ja õnnistussoovid. Kaart on kindlasti läinud teele, selle eest kannab hoolt meie hea sekretär Helle. Nüüd meil on olnud siin 4 nädalavahetust laupäevad sellised, kus meie tublid õed on aidanud meid koristamisega, et meie majahoidja on olnud kuu aega puhkusel ja siis tema osa on täitnud vapustavalt, mul nii hea meel, vaprad ja tublid õed, kes ütlesid, mina olen valmis aitama. Ja teie vapruse eest, kallid õekesed, on mulle teile üle anda ka tänu ja ma nimetan need nimed, kes siin nendel nädalavahetustel askeldasid ja kui te kuulete oma nime ja olete siin, siis tulge palun siia ette. Vaida Truu, Aave Aagver, Marvi Õunpuu, Kristiine Suurorg, Erika Reisko, Sveta, Külli Elmers ja Jaana Kuus. Paljud teist on siin, olge nüüd head, tulge siia ette. Nagu ma ütlesin, mul on teile midagi üle anda. See oli vabatahtlik teenistus just nimelt. Aga ka vabatahtlikul teenistusel on mõnikord tasu. Ja kogudus, ma arvan, et nad väärivad ühte aplausi. Suur aitäh. Suur aitäh. Tubli panuse eest. Aitäh. Aitäh teile. Suur tänu.
sellest on väga palju abi. Meil on muidugi abilisi rohkem, et praktiliselt üle 3 nädala meil on küttepuude toomine õuest katlaruumi ja see periood kestab kuni kevadeni välja. Ja mul on hea uudis neile vapratele ka, et teid ootab ka ees tasu. See tähendab, et see annab vahepeal sellise julguse jätkata seda. Tõesti, tublid vennad on meil, kes on vähegi saanud, on alati abis olnud ja meil on tuba soe olnud, need on ühed ka erilised asjad meie jaoks ja kõik ilusasti on olnud siiamaani ka kaetud, me ei ole võlgu kellegile ja meil on väike reserv, nii et tänu Jumalale iga annetaja eest. Ja Jumal on andnud tarkust ka neid asju kasutada ja jätkuvalt siis me usume, et see, mis ees seisab, saab kaetud Jumala ja teie abiga. Aga nüüd, diakon Ain, ole hea, täna on sinu kord jagada Jumala sõna. Mul on oma. Tere ka minu poolt. Palvetame. Kallis taevane Isa, me täname, ülistame sinu võrratu armu eest. Me täname selle aja eest, me täname iga südame eest ja me täname, et sina kõneled alati. Tule Püha Vaim, täida meid kõigega, mida me vajame tänasel päeval. Las meie kõrvad häälestuda sinule ja las meie silmad näha, mida teed ja las meie suu olgu ka sellega kaasas. Jeesuse nimel. Amen. Mul on teema uus algus koos Jumalaga ja ma olen sujuvalt siit üle aluri mõtisklustele alguses. Need lähevad väga ilusti kokku. Ma alustan kirjakohaga Jesaja 43:18 kuni 19, aga see Passion tõlkes siis. Lõpetage minevikus elamine, ärge meenutage endisi asju. Vaata, ma teen midagi täiesti uut, midagi enne kuulmatut. See tärkab juba praegu, kasvab ja küpseb. Kas te ei märka seda? Ma teen tee kõrbesse ja avan seal ka voolavad jõed. Mul on kimp mõtteid ja ma usun, et igaüks midagi nopib siit endale selleks aastaks. Esimene oleks see, et tulevik võib olla ilma hirmuta. Kas natuke vaiksemaks võib-olla tundub? Mulle tundub, et te kuulete kõik mind. Uus aasta kannab endas alati ju selliseid kahetisi tundeid. Ühelt poolt on seal ootus ja lootus, teiselt poolt aga selline hirm tundmatu ees. Hirm ebaõnnestumise ees, kaotuse ees, hirm muutuste ees. Ja need hirmud ei tule alati nähtavalt ega vali ka hetke. Nad hiilivad vaikselt, kuid mõjutavad sügavalt meie mõtteid, otsuseid ja isegi meie usku. Kui tulevik tundub ebakindel, hakkab kahtlus tasapisi varjutama lootust ning meie pilk liigub tihti Jumalalt probleemidele. Ent Jumala sõna kinnitab meile, et hirm ei pea olema meie tuleviku raamistik, on olemas teine tee. Tee, mis on rajatud usule, lootusele ja Jumala tõotustele. See tee ei eita raskusi, kuid see ei lase hirmul juhtida meid. Teine mõte võiks olla, et Jumala tõotused on meie lootuse vundament. Üks kõige võimsamaid ja tuntumaid Jumala tõotusi on kirjas prohvet Jeremia raamatus. Jeremia 29:11-14. Ja see on ka Passion tõlkes tõetud. Nõnda ütleb Jehova teile, ma tean hästi seda imelist tulevikku ja saatust, mille olen teile varuks pannud. Tulevikku, mis on üksikasjalikult kavandatud. Minu kavatsus ei ole teile kahju teha, vaid ümbritseda teid rahu ja heaoluga ning anda teile kaunis tulevik, mis särab lootusest. Kui te hüüate minu poole ja tulete minu ette palves,
kuulan ma iga teie sõna. Kui te otsite mind, siis te leiate mind, kui te otsite mind kogu oma südamest. Ma ei valmista teile pettumust, ütleb Jehova. See salm ütleb, et teekond ei saa olema lihtne, aga see ei luba, et me ei koge valu, ootamist ja arusaamatust. Aga see kinnitab üht. Meie tulevik ei ole juhuse, kaose ega hirmu käes, see on Jumala käes. Kui me klammerdume selle tõotuse külge, hakkab hirm taanduma ja usk võtma tema koha. Me ei ela enam küsimusega, mis siis kui, vaid lootusega, et Jumal teab. Järgmine mõte võiks olla, et meie usk väljendub alati tegudes. Teine kuningate raamat jutustab loo Suunemi naisest, kelle elu muutus hetkega lootusetuks. Tema poeg suri ootamatult. Kõik, millel ta oli rajanud oma tuleviku, näis kokku varisevat. Aga tähelepanuväärne on see, mida ta ei teinud. Ta ei murdunud selle all, hirmu all. Ta ei jäänud kaotusesse kinni. Ta asus teele usus. Ta otsis Jumala prohvetit uskudes, et viimane sõna ei kuulu surmale. Aga naine ütles, nii tõesti, kui Issand elab, nii tõesti, kui su hing elab, ma ei jäta sind maha, ütles ta prohvetile. Ja see usk kandis vilja, poeg äratati ellu. See lugu õpetab meile, et usk ei ole tunnete puudumine, vaid otsus usaldada Jumalat ka siis, kui kõik tundub lõppenud. Järgmine võte võiks olla see, et Jumalal on ülim võim elu ja surma üle. Elu ja surm on inimliku eksistentsi suurimad saladused. Need on valdkonnad, kus inimene tunneb end kõige jõuetumana. Kui pühakiri ilmutab järjekindlalt, et Jumala võim ulatub täielikult mõlemale poole. Hesekeli nägemus kuivanud luudest orus annab sellest sügava pildi. Prohvet viiakse orgu, mis on täis kuivanud luid, mis on täieliku lootusetuse sümbol. Ja ta küsib minult, inimese poeg, kas need luud peaksid saama elavaks? Aga mina vastasin, Issand Jumal, seda tead sina. Siis ta ütles mulle, kuuluta prohvetlikult nendele luudele ja ütle neile, kuivanud luud, kuulge Issanda sõna. Nõnda ütleb Issand Jumal nendele luudele, vaata, ma toon teie sisse vaimu ja te saate elavaks ja ma panen teie külge kõõlused, kasvatan teie peale liha, katan teid nahaga ja annan teie sisse vaimu, et te saate elavaks ja te saate tunda, et mina olen Issand ja ma kuulutasin prohvetlikult, nagu mind kästi. See on meie jaoks muster, et meie olukorrad me kuulutame Jumala sõna oma olukordadele. Jumal käsib kuulutada elu sinna, kus seda enam ei ole. Kui me kuulutame oma olukordadele, tuleb Jumala vaim ja toob muutuse. See ei räägi ainult Iisraeli rahvast taastumisest, see räägib ka meie sisemisest olukorrast. Hetkedest, mil usk on kuivanud, lootus kadunud ja süda väsinud. Jumala vaim on endiselt see, kes toob elu sinna, kus inimesed ei näe lootust. Järgmine mõte on, Jumal on jätkuvalt väeline ka võimatutes olukordades. Sama tõde näeme ka teise kuningate 13.21 loos, kus surnud mees äratatakse ellu pärast kokkupuudet prohvet Eelia luudega. See sündmus näitab, et Jumala vägi ei ole seotud aja, koha ega olukorraga. See toimib igal pool, igal ajal, igas kohas. Kristuse ülestõusmine ja pühade ülesäratamine pärast seda kinnitavad lõplikult Jumala autoriteeti surma üle. Matteus, see on kirjas, ja hauad avanevad ning paljud uinud pühade ihud äratatakse üles. Need lood kuulutavad üht ja sama tõde,
Jumal on elu autor. Järgmine mõte võiks olla, samuti on Jeesus kaastundlik, mõistes täielikult meie valu ja olles kaasas ka meie rõõmudega. Luuka evangeeliumis kohtame Jeesust matuse rongkäigul. Lesknaine on kaotanud oma ainsa poja, tema tulevik on purunenud. Ja Luuka 7, 13, 14 on kirjas, ja see on ka Passion tõlkest. Suure hellusega ütleb Jeesus talle, palun ära nuta. Siis ta astus ligi ja puudutas kanderaami. Kui kandjad peatusid, rääkis Jeesus otse surnuga. Noormees, ma ütlen sulle, tõuse üles ja ela. Otsekohe liikus noormees, istus üles ja hakkas rääkima neile, kes oli tema lähedal. Üks puudutus, üks sõna ja surm taganeb. See lugu kinnitab, et Jeesus ei ole ükskõikne meie valu ja kannatuste suhtes. Ta on kaastundlik päästja, kes suudab pöörata meie leina rõõmuks ja pimeduse valguseks. Kõik oleneb vaatenurgast. Kasvades Kristusesse näeme järjest rohkem Jumala silmade läbi, nii enda elu kui teiste elu. Kaks inimest võivad seista sama raskuse ees, kuid kogeda seda täiesti erinevalt. Vahe ei ole meie olukorras, vaid meie vaatenurgas. Apostel Paulus kirjutab Rooma 8, 28-30. See on ka Passion tõlkest. Nõnda oleme veendunud, et Jumal koob järjepidevalt kõik meie elu üksikasjad kokku heaks, sest me oleme need, kes teda armastavad ja on kutsunud täitma tema kavandatud eesmärki. Sest tema tundis meid juba enne meie sündi. Ta tundis sind enne sinu sündi. Ja määras meid algusest peale olema oma poja sarnased. See tähendab, et poeg on esmasündinu suurest vendade ja õdede perest, kes saavad tema sarnaseks. Need, kelle saatuse ta ette määras, need ta ka kutsus enese juurde ja need, keda ta kutsus, neile ta andis oma täiusliku õiguse. Ning need, kes kannavad tema täiuslikku õigust, need ta on koos oma pojaga ka ausse tõstnud. Kui me vaatame elu ainult probleemide kaudu, need kindlasti kasvavad. Kui me aga vaatame elu Jumala tõotuste valguses, hakkavad meile avanema võimalused. See on meie valiku küsimus. Noomi lugu näitab teed kibedusest taastumiseni. Noomi kaotas mehe ja pojad ning ütles, ärge nimetage mind enam Noomiks, nimetage mind Maaraks, sest kõige väeline on mulle palju kibedust valmistanud. See on Ruti 1.20. Aga Jumal ei olnud lõpetanud. Ruti kaudu sündis Oobed ja Piibel ütleb, et temast sai elu taastaja ja vanaduspõlve ülalpidaja. Jumal on spetsialist olukordades, kus inimene ütleb, kõik on läbi. Ja lootus on alati olemas, ka meeleheite keskel. Tänapäeval seisavad paljud silmitsi sõltuvuste, patu, kaotuse leinaga. Need olukorrad toovad sageli kaasa lootusetuse tunde, justkui oleks selline elu paratamatu. Kuid Jeesus pakub endiselt uut algust. Jumal tahab, et kuulutaksime enda olukordade üle tema sõna, tema tahet, et meie elus sünniks nagu taevas. Üks on kindel, seesama Jumal, kes tegutseb Piibli ajal, tegutseb ka täna sinu ja minu elus. Veel üks mõte, lootusetusest usuni on olemas alati tee. Lootusetus võib harjutada meie võimet näha kaugemale hetkelisest valust. Ometi on lootuses nagu tormis, mis varjab päikese,
kuid ei kustuta kunagi selle valgust. Tõeline lootus sünnib siis, kui me anname oma hirmud Jumala kätte ja usaldame tema juhtimist. Kogu piibel on täis näiteid, kuidas Jumala vägi toob elu sinna, kus oli surm, taastamise sinna, kus oli häving ja lootuse sinna, kus kõik näeb kadunud. Ja ma vast lõpetangi sellega ja lõpumõte võiks olla, et meie tulevik võib olla täielikult ilma hirmuta ja täis lootust. Kui me käime läbi elu teekonna, peame meeles pidama, et ükskõik kui pimedad olukorrad ka ei näiks, valgus on alati valmis läbi murdma. Usk kutsub meid usaldama, et omal ajal ilmutab Jumal tee edasi, tuues taastumise ja uuenemise. Isegi kõige sügavamatel hetkedel hoidkem kinni tõest, et lootus ei ole kunagi meist kaugel. Seega, uus aasta ei tähenda, et me teame kõiki vastuseid, aga see tähendab, et me teame, kelle käes on vastused. Elagem siis usust kantuna, mitte hirmust juhituna. Usk saab sillaks, mis viib meid pimedusest valgusesse ja meeleheitest lootusesse. Nii et tema käes on meie tulevik ja see tulevik on täis lootust. Ja lõpetan ühe kirjakohaga Filippi 1:6. Ja see on ka Passion tõlkest. Ma palvetan teie eest suure usuga, sest olen täiesti veendunud, et tema, kes alustas teis selle armulise töö, jätkab ustavalt teie küpseks kasvatamise protsessi kuni meie Issanda Jeesuse Kristuse ilmumiseni. Amen. Tõuseme ja palvetame. Kallis taevan Isa, me täname sind, et sina oled elu Jumal, uute alguste ja värske lootuse allikas. Me tuleme sinu ette sellistena, nagu me oleme, koos oma mälestuste, haavade ja kartustega. Anna meile andeks kõik meie eksimused ja armu lõpetada minevikus elamine ning mitte jääda kinni sellesse, mis on olnud. Aita meil lihtsalt märgata seda, mida sina juba praegu teed, sest sina oled tegemas alati midagi uut. Kui meie südamed on väsinud, issand, ja meie usk tundub kuiv nagu kõnnumaa, puhu oma vaimuga meisse elu. Tee rada sinna, kus me ei näe väljapääsu, issand, ja ava elavad veed paikades, mis on tundnud tühjad ja viljatud. Õpeta meid usaldama sind ka siis, kui me ei näe veel tervet pilti. Aita meil mitte lasta hirmul juhtida meie samme, vaid kõndida usus. Teades, et sina hoiad meie tulevikku oma käes. Kallis Jeesus, me täname sind sinu kaastunde eest, et sina näed meie valu, puudutad meie murtud südameid ja kutsud elu sinna, kus me ei näe lootust. Aita meil meelte uuendamise kaudu näha oma elu uuest vaatenurgast sinu pilgu läbi. Me anname oma elud, oma tuleviku, oma mõtted, plaanid, ka unistused ja ka kujutlusvõime jätkuvalt sinu kätte, sinu juhtimise alla. Uuenda meid oma vaimuga, issand, ja tee meid tunnistajateks sinu imelisest taastavast väest. Me palume seda sinu pühas nimes. Amen. Amen. Jeesus, su armastus on nõnda suur, et surid mu eest
risti peal sa võtsid mu süü, maksid mu eest ja tõusid taas, et elada võiksid. Jeesus, su armastus on nõnda suur, et surid mu eest risti peal sa võtsid mu süü, maksid mu eest ja tõusid taas, et elada võiksid. Olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma, olgu see Jeesus. Ristil olid sa haavatuna, haiguse maal hävitasid, olin surnud küll ma, kui päästsid mind sa, voolas su veri, mis elu mul andis. Olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma, olgu see Jeesus, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma, olgu see Jeesus. Saabub aeg mul siit lahkuda, taevane kodu tean ootab mind eest. See rõõm on nii suur, kui Jeesus sind näeb, kiituse hüüd mu huultelt siis koostub. Kui saabub aeg mul siit lahkuda, taevane kodu tean ootab mind eest. See rõõm on nii suur, kui Jeesus sind näeb, kiituse hüüd mu huultelt siis koostub. Olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma, olgu see Jeesus, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma, olgu see Jeesus, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma, olgu see Jeesus, olgu see Jeesus, ainult Jeesus, kes valitseb, kel kuulun ma, olgu see Jeesus. Hetk ainult elame, silmapilk oleme, sina elad alati aegade eest. Oleme olevik, sina oled igavik, armastus kestab taevaselt raam. Kiitus, kiitus, taevane Isa, kiitus sulle, laulame koos, kuivab põsel viimnegi pisar sinu hoole
ravija saabus, Jeesuse headus tervise tõi. Armastuslaulu laulame sulle, igavest austust kuulutame. Kiitus, kiitus, taevane Isa, kiitus sulle, laulame koos. Kuivab põsel viimnegi pisar sinu hoole all, sinu armu all. Kiitus, kiitus. Kiitus, kiitus, taevane Isa, kiitus sulle, laulame koos. Kuivab põsel viimnegi pisar sinu hoole all, sinu armu all, sinu hoole all, sinu hoole all, sinu armu all. Tänu Jumalale, aitäh, Ain, jagatud sõnumi eest. Ja nii nagu alguses mainisin, ka keegi ei pea ära tõttama, vaid kohvikus osadus jätkub. Aga kellel on vaja minna, siis läheme Issanda õnnistusega. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.